just Tibutare lasteaia kingitust Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Lasteaialapsed olid selgeks õppinud ise tehtud sõnadega regilaulu, olid eeslauljad ja ka väikekannelt mängivad mudilased. Regilaul on teadupoolest lauluvorm, mida tuntakse Eesti vanema rahvalauluna. Regilaule peetakse Eesti kultuuri lahutamatuks osaks. Kuid lisaks regilaulu traditsioonile on veel palju laule, tantse ja salme, mida õpetatakse igale uuele põlvkonnale ja mis moodustab eestlase identiteedi kujunemisel märkimisväärse kultuurilise pagasi. Minu nimi on Raili Liis ja arutlen täna teemal pärimusmuusika Eesti haridusmaastikul. Enne, kui asume asja kallale, tuleb selgeks teha, millest me üldse räägime. Kas teie, kallid kuulajad, olete mõelnud, mis on õigupoolest rahvamuusika ja mis pärimusmuusika? Kõikide rahvaste muusika, rahvalaul, rahvapillid, rahvariided, laulupidu, kandlemäng, rahvatantsud, rahva seas levinud, tihti ka seatud autorite poolt, Eesti rahvamuusika, eestlane, eestlus, muusika, mida teeb rahvas, ühislaulmised pulmades, laulud, mida teavad enamus inimesi. Nii on kirjeldanud rahvamuusikat 2010. aastal Krista ja Raivo Sildoja poolt läbi viidud küsitluses muusikainimesed, kes on pärimusmuusikast pigem kaugel. Pärimusmuusika kohta on nad öelnud aga järgmist. Ühe kindla rahva ajast aega kogutud ja omandatud muusika. Ehe, murretes esitatud, tihtipeale saateta lauldud elust, seto leelo, päritud põlvest põlve, suust suhu, autentne, rahvamuusikate töötlused, väga vanad regilaulud, karvased ja sulelised, töötlused ja variatsioonid, murumüts ja pikad juuksed, Viljandi, festival, erinevate kultuuride muusika, mõnus kuulata, see, mida mulle laulis vanaema, kes kuulis seda oma vanaemalt. Sõna rahvamuusika tuli Euroopas käibele 19. sajandil ja see tähistas just talupoja muusikat, midagi lihtrahvalikku. Küll aga sai aja jooksul selgeks, et tegelikkuses on rahvamuusika mõistena liiga piiritletud. Ühelt poolt rõhub ta liiga palju lugude populaarsusele ja tuntusele, teisalt on viljelejate grupp piiritletud nende elukutsega. Üheks hetkeks oli rahvamuusika mõiste väärtust devalveerunud. See vastandus liiatigi kõrgkultuurile, omandus pigem negatiivse varjundi ning ei võimaldanud rahvamuusikat objektiivselt kirjeldada. Sõna pärimus võeti kasutusele 20. sajandil, esinedes näiteks Oskar Looritsa kirjutistes 30. aastatel. Üldlevinuks sai ta ka 70. Rahva seas levis pärimusmuusika mõiste laiemalt tänu Viljandi pärimusmuusika festivalile, mille peakorraldaja Ando Kiviberg on öelnud järgmist. No miks me ei tahtnud tarvitada mõistet rahvamuusika? Sellepärast, et rahvamuusika tänapäeva mõistes ei ole enam rahvamuusika. See ei kuulu rahvaga kokku. Ta on mingisugune muuseumi eksponaat. Ajad on muutunud ja nii ka mõisted. Sellegi poolest on mõlemad mõisted nii rahva kui ka pärimusmuusika paralleelselt kasutusel ja tähistavad ligilähedaselt sama, mõningaste nüansi erinevustega. Rahvamuusika on vanem nimetust pärimusmuusika kohta ja pärit saksakeelsest kultuuriruumist. Pärimusmuusika on aga inglisekeelsest ruumist pärit ja on uuem nimetus rahvamuusika kohta. Eesti on väga eriline koht, kus üles kasvada. Sellest vaatevinklist, et muusika õpetamine siin juba lasteaiast peale on meie jaoks iseenesest mõistetav osa haridusest. Ka koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava sätestab muusikalised oskused, mida 6–7-aastased lapsed peaksid lasteaia lõpuks olema omandanud. Nende oskuste sekka on lisatud ka näiteks, et laps laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas kui ka üksi. Töös on aga ka uus riiklik õppekava, mille tööversioon tekitas lasteaiaõpetajates möödunud aastal omajagu pahameelt. Selles õppekavas on välja toodud palju detaile, tantse,
laule, samme ja nii edasi, mida lastele peaks õpetama. Paljud õpetajad näevad, et õppekava peaks olema suunav dokument, sätestades eesmärgid, kuid mitte teekonda nende saavutamiseks. Näiteks on uue õppekava tööversioonis aastast 2019 kirjas, et 5-aastane laps oskab laulda ning tantsida ring- ja laulumänge Kükita, Kes aias, Tondimäng. 6–7-aastane laps oskab aga esitada kevadel ehk juba linnukesed, Käin juba lasteaias ning Eesti Vabariigi hümni esimest salmi. Oskab tantsida tantse Eesti polka, Labajala valss ja Kaerajaan. No kui ma nüüd päris aus olen, siis paari asjaga sellest nimekirjast jääksin ka mina hätta. Kuigi ma saan täiesti aru, miks mõned õpetajad selle õppekavaga rahul pole, on siiski meeldiv tõdeda, et poliitiline sfäär toetab pärimusmuusika edendamist ja säilimist ka uue põlvkonna jaoks ning arvestades praeguste võimalustega muusikamaailma on pisut konkreetsust vaid tervitatav. Kuigi ehk võiks õppekava jääda üldsõnaliseks ja sinna juurde võiks lisada nimekirja repertuaarist, mille seast oleks soovitatav mõningaid valikuid teha. Kui me liigume edasi kooli, siis näeme, et kui algklassides on muusikatunde päris palju, siis mida kooliaasta edasi, seda väiksemaks jääb ka muusikatundide arv. Põhikooli õppekava eesmärkide hulka kuulub, et laps teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasi kandmises ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure. Väikekanel ja plokkflööt on eraldi välja toodud kui pillid, millest vähemalt ühe peaks iga laps omandama tasemel, et mängida lihtsamaid kaasamänge. Tegelikkuses ei ole koolidel sellist pilliarsenali, et neid eesmärke täita. Mulle tundub, et vähemalt jõukamate omavalitsuste halduses olevates koolides on see pigem tahtmise ja suunitluse kui võimaluste küsimus. Enamik koolidele ei käiks üle jõu teha üks muusikatuba, kus oleks palju erinevaid instrumente. Mina omandasin oma muusikalise alghariduse muusikakoolist ega mäleta, et kooli muusikatundides oleks tehtud midagi peale laulmise või õpikute lappamise. Ka muusikakoolis võeti solfitunnis harva välja pille või tehti midagi loovat, ikka kuulmise järgi muusika üleskirjutamine ehk diktaadid, noodist lugemise oskuse arendamine ja teooria. Põhikooli õppekava lisas on iga kooliastme eeldatavate õpioskuste alla kirjutatud, et laps oskab laulda Eesti rahvalaulu, sealhulgas regilaulu. Erinevalt koolieelse lasteasutuse õppekava tööversioonist on siin küll kõik ära öeldud poole lausega. Ei ole isegi mainitud, mis see Eesti rahvalaul on, vaid et laps peab seda oskama, mida täpselt jääb minu jaoks küll selgusetuks. Nüüd aga mõned näited lugudest, mida meie lapsed koolides õppima peaksid. Vaares vaga linnukene lendas linna puulitsalle. Saarte valitas katuselle, kõrtsimamma matuselle. Saarte valendas katuselle, kõrtsimamma matuselle. Ei tegi püksid, ta tegi püksid. Enesel olid enne püksid, siis said kokku 3 püksid, kokku 3 uued püksid. Siis said kokku 3 püksid, kokku 3 uued püksid. Virk tegi villast viisupaelat, tark tegi takust kasuka. Virk tegi villast viisupaelat, tark tegi takust kasuka. Virk tegi villast viisupaelat, tark tegi takust kasuka. Amen.
Eesti Pärimusmuusika Keskuse YouTube'i lehelt oli pärit viimane kuuldud lugu. Tegemist on MTÜ-ga, mis toetab pärimusmuusikaalast huviharidust Eestis ja levitab pärimusmuusika elava esituse traditsioone. See tegutseb aastast 2008 ning kuigi organisatsioon ise ei ole poliitiline, sõlmiti asutamise aastal kokkuleppega Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mille kohaselt saadi riigilt toetust oma tegevuseks Eesti pärimusmuusika populariseerimisel. Aasta tagasi pidi kahjuks keskus seoses koroonapiirangutega koondama oma 20 töötajast 10, sealhulgas ka eksperte ning lisaks ka kohvikutöötajaid. Kuid pärimusmuusika õppimisvõimalused ei piirdu vaid pärimusmuusika keskusega. Eestis saab õppida pärast gümnaasiumi lõpetamist näiteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika erialal, ka Eesti Teatri Muusika- ja Teatriakadeemias ning kutseõppe raames pakub pärimusmuusika kursust Heino Elleri nimeline muusikakool Tartus. Ja muidugi saab pärimusmuusikaga tutvust teha paljudes huvikoolides üle Eesti. Pärimusmuusika õppekavalt on välja kasvanud ka ansambel nimega Vägilased, kellelt kuuleme järgnevat lugu. Selgest kullast ukselingid väga ilusad ja nii väga ilusad. Puhtast hõbedast aknaraamid väga ilusad ja nii väga ilusad. Sinna tulid uhked daamid väga ilusad ja nii väga ilusad. Kuid saate kokkuvõtteks tahaksin ma küsida, kas pärimusmuusika õpetamine on üldse oluline ja miks? Kui on selge, et see muusika pole enam rahvale tegelikult omane, siis miks teda üldse edendada? Ja kas see viimane väide üldse on tõsi? Minu isiklik arvamus on, et kõigest, mis on olnud, saab õppida ja ühtegi perioodi ei tohi jätta vahele ja nii ka muusikas. Selleks, et olla hea muusik tänapäeval, on vaja olla kursis sellega, mida on juba varem tehtud ning ammutada sealt ka inspiratsiooni, isegi kui viljeletav muusikažanr jääb rahvamuusikast kaugemale. Sama kehtib ka kuulajatele arusaamise kontekstis ja ka muusikast mitte süvitsi huvituvale inimesele kultuurilise kompetentsi kontekstis. Et oleks selge, kuhu minna, peab teadma, millist rada on juba käidud. Ja selle mõttega lõpetan ma tänase saate. Aitäh kuulamast ja kõike kaunist! Oksa vana valge, oksa